Tere sõbrad! Trinity äriõiguse töögrupp on suvepuhkuselt tagasi, meil on riided jälle seljas ja alustame oma iga neljapäevaste äriõiguse nõuannetega. Seekord räägime juhatuse liikme tasust ehk lihtsalt öeldes tema palgast. On selge, et juhatuse liikmetele võib nende töö eest tasu maksta. Tasu määravad osanikud või siis nõukogu ja selle tasu suuruse kohta kehtib üks oluline reegel. Tasu suurus peab olema mõistlikus vastavuses juhatuse liikmete ülesannetega ja ühingu majandusliku olukorraga. Ja sellest reeglist tuleneb juhatuse liikmele kaks olulist asja. Esiteks peab arvestama, et kui ühingu majanduslik olukord halveneb, võidakse nõuda tasu vähendamist ja temal on vastukaaluks õigusleping ühepuulise etteteatamise üles öelda. Ja teiseks, kui näiteks ühing on läinud pankrotti ja võlausaldajad pärast arvavad, et juhatuse liikmele maksti liiga kõrget palka võrreldes ühingu varalise seisuga, siis on oht, et pankroti haldur nõuab juhatuse liikmele makstud tasu tagasi ja see nõue võib ulatuda näiteks kuni 3 aasta taha. Kui teil on eelneva kohta küsimusi, võtke meie ühendust või muidu kuulake meid järgmise nädala.